Ahoi! No nii, hello! Mina Kristel ja näitan teile siis täna videot, kuidas paigaldada soft-tippe. Soft-tipid on siis põhimõtteliselt siis siuke uus ja huvitav. Ja see soft-tipp, soft-keel-tipp, nagu ta siis ütleb, ta on siuksest pehmest keelist tehtud tipp, ehk siis sa võid, ta ei ole korduskasutatav, sa paigaldad ta küüne peale ja nii ta täpselt jääbki, et see tipp jääbki küüne peale, ehk siis ta on nagu vanasti olid plastmasstipid, et öeldakse tegelikult, et see tipp kui nimetus, ta natuke nagu assotsieerubki siis selle plastmasstipiga, aga tegelikkuses seal ei ole mitte mingit nagu seost plastmassiga, ta on soft-keelis tehtud ja sa saad ta kenasti küüne peale jätta, et nad nagu just nad ütlevadki, et nad ei ole leidnud sükest nagu head nime sellele soft-tipile, et justkui, et see tipp lihtsalt on nagu natuke süke, et no nii, et mis nüüd peale pannakse. Aga tegelikkuses on jah, et siis see soft-tipp on uus innovatiivne toode ja sa saad nagu lihtsalt ülikiiresti saad pikad küüned. Ja ma olen leidnud meile siis YouTube'ist ühe video, kus üks naisterahvas paigaldab endale neid soft-tippe. Tal on küll teised produktid seal on mingid teised brändid, mida ma pole kuulnud, mida ma pole näinud, me ei lase ennast sellest heidutada. Mina teen teile valmis siis selle listi alternatiividest, ehk siis Ritsi toodetest, mida te saaksite kasutada ja et te saaksite enda peale seda proovida. Ja mis ikka, hakkame vaatama aina. Nii, ühesõnaga siin ta näitabki enda küüsi. Ma ütleks natuke üle viilitud, aga okei. Ta kasutab pusherit ja pusheriga lükkab siis kõigepealt esiteks nahad tagasi. Mina kasutan selleks vahest seda, mis siin pildi peal on suhteliselt sarnast. Teinekord ma kasutan puupulka, täpselt nii, nagu sul endale mugavam tundub. Ja soft-tippidega, mis on hea, on see, et sa ei pea tegelikult, kui sa ei taha vaata, mõnikord on nii, et kui sa klienti peale teed, kliendid hirmsasti tahavad, et sinu oma küüs läks ülipikaks sinna. Et põhimõtteliselt sa nende soft-tippidega võiksid tal jätta, aga alati on mugavam, kui sa küüned viilid ülilühikeseks. Siin ta kasutab klaasviili ja teeb enda küüned siis nagu korrektsemaks, võiks öelda, on ju. Aga jaa, et siis ta teeb nahad korda. See on natuke nagu valus vaadata, et tal on natuke, mulle tundub, et tal on nürid need tangid. Ja natuke liiga nagu tõmbid otstest, veits on rets vaadata. Ja nüüd ta kasutab seda C&D siis küünenaha eemaldajat, see kooldab küüsi. Nüüd ta paneb dehydraatorit, mis on ülioluline. Ärge seda vahele jätke. Dehydraatorit te peate alati kasutama. See kuivatab küüneplaadi ära ja teeb ettevalmistused selleks. Ja siis ta pani primerit ja nüüd ta siis näitab neid tippe, mida meie siis saame kasutada Ritsi tippe. Panen teile, nagu ma enne ütlesin, panen ka teile selle listi sinna. Ja siis sa pead valima endale need tipid ja tipi suurused peavad olema siis täpselt üks ühele. Et kui ma varasemalt olen rääkinud nendest dual formidest ehk siis ülemistest formidest, et need peaksid olema nagu veidike siis suuremad, siis need peavad olema täpselt parajad, sest need sa konkreetselt paned nagu press-on nii-öelda, et sa vajutad nad endale siia peale. Ja kui sul on äärtest veits üle, siis nagu sa temagi tegi, sa võid neid veidike viilida. Ja nüüd ta kasutab siis seda liiva, ma ei poolda, aga kui sul on olemas, kui sa oled nagu rohkem kodutegija, siis sa võid teha poleeriga, sealt seest natuke karedamaks, see hoiab natuke paremini kinni või siis teine variant, et sa teed veits puuriga. Ja nüüd ta paneb siis aluskeellakki enda küünte peale ja ta kivistab siis selle lambi alla ära 60 sekki. See tekitab sellise hea nakke. Mina võiks isegi kasutada Megabase'i Ritsile. Ritsi Megabase on ülitugeva nakkega. Ja muidugi rubberbase'id samamoodi. Rubberbas'idega kipub olema see, et kui sa ühele küünele lased liiga palju valgust, et ongi näiteks, et teed 5 küünt korraga ära, et siis näete nüüd, ta pani nagu paneks liimi tipile, ja siis, aga ta nägite, et ta pani küünevalli otsa sinna serva peale natuke rohkem ja siis ta pressis selle keeli sinna ette. Ja nüüd tal on laua peal, tegelikult on olemas niisugused lambid, mis käivad laua külge, nii nagu meil on need valgustid ja siis sa saad laua all tallaga vajutada peale ja lööd selle lambi põlema. Ehk siis mida sina saad teha on see, et sa võtad lambilt alt ära selle peegelpõhja ja tõstad, et sa ühe käega siis hoiad nagu kinni ja võib-olla kui sa kodus ise endale teed, et tõsta see lamp niimoodi natukene üle laua ääre selliselt, et sa saad laua ääre alt natuke valgustele näidata vähemalt 20 sekundit. Et ta jääks nagu niimoodi, et sul on, et siuke tunne, et lamp kukub laua pealt ära, aga jäta ta natuke üle ääre, aga võta põhi alt ära. Või siis ütle kliendile, et ta võtaks selle lambi ja näitaks ise sulle valgust 20 sekki. Ja nüüd ta teeb kõik 10 sõrme niimoodi ära, et ta on ainult 20 sekki lasnud valgust ja pärast
ta tuleb ja paneb siis kõik 5 sõrme niimoodi lambi alla. Ehk siis, kui sa ise endale teed, pane lamp veidike üle ääre ja kui kliendile teed, las klient võtab oma teise käega ja näitab ise siis sellele käele nii kaua valgust, 20 sekki, et ta saab sind aidata. Et näiteks Ritsi tootelooja ongi, tal on mõlemad lambid on laua peal, alused on alt ära võetud, need peegelpõhjad ja täitsa ongi, neil on kliendiga koos töös teevad ära, tunniga on sul paigaldus, on naksti tehtud võib-olla kiiremini. Ja nüüd siis ta teeb need ääred, kasutab siis siukest kuuse otsa ja teeb siis küünepalli ääred veidikene nagu sujuvamaks üleminekut. Et täpselt samamoodi on soovituslik seda teha, sest et muidu kuna ta on ikkagi, ütleme, siuke millimeetri paksune, et ta väike siuke jääb sinna, väike siuke see kõrgendik. Et vähekene sa võiksid need küüneääred üle käia, aga ülikiire jah. Et lasedki 20 sekki lased lambi all ära, võtad järgmise, 20 sekki järgmise, 20 sekki järgmise ja pärast lased siis minuti peale, eks ole, 60 sekundit. Ja nüüd ta veits siis korrigeeris neid ääri, käib puffiga kiirelt üle, lased natuke, vaata, ta isegi nagu ei ole nii, et sa pead mingi ilgelt vaeva nägema, lase kergelt üle, et see värv saaks nagu haakuda ja siis hakkad värvima. Ja teed täpselt nii nagu on ja ongi küüned valmis. Ja kui sul on vaja nagu neid lühemaks teha, et miks mitte, siis teed vahepeal nagu võid ju natuke lühemaks ka teha. Aga üldiselt neil on nii ilusad need kujud juba sees. Et no näiteks, mis on veel, mis minul näiteks endal isiklikult on niimoodi, et kui sa pealt vaatad, mu küüned on just nagu väga väiksed, aga tegelikult kui sa siia nurga alla vaatad, mul läheb küüs nagu tugevalt siia nurka sisse, et siuksed seeliku küüned. Et ma minusuguse kliendi puhul, no ma endal natuke tõmbaks neid külgi nagu õige niimoodi pisut tõmbaksid väikse nagu külje maha, et siis ta mahub kenasti sinna ära, et see võib nüüd olla küll, et kui sa hakkad nagu kliendile tegema ja on väga selged küüned, et siis natukene ikkagi viili need küüned lühemaks ja nagu natuke külgi niimoodi maha, et see tipp, sest see hakkab nagu häirima minu puhul näiteks oleks niimoodi, et need minu küüne ääred nagu kipuks natuke välja jääma sealt tipi alt, et siis natuke tuleb ise nagu kohendada, aga suures plaanis ja kui on väga nagu kaarjad küüned, siis nagu need videos nägite, ta pani seda liimi, nagu pani seda aluskeellakki nagu liimi, aga siis tõmbas otsa sinna otsa peale veits paksemalt ja kui sa surud seda tippi sinna peale, siis sa näed, see keel järjest valgub nagu sinna ette ja kui on kaarjad küüned, siis panegi natuke rohkem, et sinna otsa peale jääks natuke rohkem keeli. Küll aga mida sa veel pead vaatama ja jälgima on see, et see keel ei lirtsuks nagu siis päris sinna ette välja, et siis sa pead muidu tagurpidi tagant alt ka veel tegema. Et sa, kuna see on läbipaistev see tipp, siis sa kenasti näed, kuidas see keel niimoodi valgub sinna ette, kui sa vajutad. Ja siis sa lõpetadki sellel hetkel, kui ta on jõudnud ilusti sinna vaba serva juurde ja siis juba klient lasebki sulle seda 10 sekundit või 15-20 sekundit seda valgust sinna peale ja siis sa saad lahti lasta, ta on juba ilusti siia kinni jäänud, ta ei ole lõpuni ära kivistunud, aga ta on juba kinni jäänud ja sa saad edasi minna. Mõtle, kui lihtne. Kindlasti teeme ka live video mingi päev sellest, nii et stay tuned. Thanks, et vaatasid ja ma panen kõik tooted siia alla. Yes, tšau!